Ja annan nüüd sõna meie tänasele esinejale, Eha Paasile, kes on Põhja-Eesti toiduvõrgustiku projektijuht, et ta räägiks meile, kuidas nende toiduvõrgustiku kogemused on olnud. Jah, aitäh, ma pean tunnistama, et ma olen väga üllatunud praegu sellest taustainfost, et mis organisatsioone või ametikohtadel te olete, et mõtlesin, et kas mul Põhja-Eesti toiduvõrgustikus ka on sellist kokkusaamist olnud, kus just valdade inimesed peamiselt kuulaksid. Noh, vallad on meil ju tegevusgrupi kaudu kaasatud ja nad on teadlikud, aga eraldi nagu valdadega väga palju arutelusid polegi olnud, nii et ma arvan, et meil seal on teilt ka kindlasti väga palju õppida, aga jah, minu nimi on siis Eha Paas ja mina olen 2011. aastast kaasatud Põhja-Eesti kohaliku toiduvõrgustiku eestvedamisse. Ma tegelikult ise elan Pärnus ja mul küll on mehe kaudu sidemed Põhja-Eestiga ja planeerime sinna minna, aga on jah, tõesti selline huvitav lugu kujunenud, et Pärnu inimene aitab eest vedada Põhja-Eesti toiduvõrgustikku, et siit on ikka ligi 3 tundi sinna sõita. Nii et päris kaugel. Aga ma tegin mõned slaidid ja ma nüüd jagan teile ja mõtlen, et me võiksime nii teha, et ma räägin, aga siis, kui kellelgi tekib küsimusi teema kohta, et siis võiks ikkagi ka kohe ka sinna chati märku anda, et võib-olla siis püüame ühiselt jälgida, et kui kuskil chati küsimus tuleb või käega või lihtsalt öelda juurde, et mul tekkis küsimus selles osas, et siis saab võib-olla kohe ära räägitud need asjad, mis just selle teemaga haakuvad. Aga Põhja-Eesti toiduvõrgustik siis tegelikult sai alguse tõesti juba aastast 2011. Tegelikult juba 2010 meie turismiettevõtjad, kuna me oleme turismipiirkond väga palju, siis turismiettevõtjad hakkasid esile tooma, et on vaja kohalikku toitu turistidele ja nemad ise ei jõua seda kõike toota. Nii et turismiettevõtjate koostööst ja võrgustikus sai alguse see, et meil on vaja fokusseerida kohalikule toidule ja erinevad toidutegijad kokku kutsuda. Ja siin on slaidil ka paepealsed maitsed, et see slogan siis sai välja töötatud 2016. aastal, kui ma ei eksi, ja see sai välja töötatud just ettevõtjate endi poolt. Nii et taustaks teile siis nii palju. Nüüd meie üks kõige suuremaid väljakutseid on tegelikult meie piirkond. Me alustasime Liider tegevusgrupis Arenduskoda ja alguses oligi meil koostööpartnerid hoopis Soomest ja hiljem on meiega liitunud meie naaber Liider tegevusgrupid, seega Põhja-Eestis toiduvõrgustikku veab eest ja koordineerib tegevusi Liider tegevusgrupid. Ja mina olen siis Arenduskoja poolt projektides olnud projektijuhiks. Ja kui öelda Põhja-Eesti, siis ongi, et kus kohas see Põhja-Eesti on, et kui rääkida Saaremaa toidust või ka kui ütled, et Tartumaa, siis tavaliselt inimesed saavad aru, mis piirkonnast jutt on. Kui ütled Põhja-Eesti, siis väga üheselt ei saada, nii et see on meie jaoks olnudki läbi aastate selline üks suurimaid väljakutseid ja tegelikult oleme me praeguseks kujunenud päris suureks piirkonnaks, et kui nüüd mõelda ennast sinna Tallinna ja hakata Tallinnast Narva poole sõitma, siis tegelikult kohe sealt Tallinna piirilt Rae ja Jõelähtme ja Viimsi ja põhimõtteliselt mööda põhjarannikut kuni Kundani. Nii et see on päris mitu tundi sõita ja me tegelikult natuke siis läheme ka sisemaale, et siit Tallinna juurest Kose, Anija ja sealt edasi siis Rakvere ja see viimane nurk on siis Pandivere, Väike-Maarja ja tegelikult me natukene haarame ka Järva valdasi, et see on siis seotud haldusreformiga, mis vahepeal juhtus, nii et meil on ka mõned ettevõtjad Järva valla siis põhjapiiri pealt, nii et võt selline suur piirkond ja tegevusgruppides siis lisaks Arenduskojale on meil kaasatud
Ida-Harju ja Põhja-Harju, need on siis need tegevusgrupid, mis just siit Tallinnas põhja poole või ida poole jäävad. Ja siis partnerid ja Paik. Partnerid on siis sealt Rakvere ümbrusest ja Paik siis Pandivere kant. Nii et 5 liidertegevusgrupiga me seda koostööd teeme. Ja meie toiduvõrgustikus tegelikult täna on kuskil 100 inimest. Aga enne veel siin 2016 me kutsusime endale esinema Dmitri Demjanovi, kes näitas meile siis sellist toidupiirkondade kaarti ja piirkond, mis oli nagu tühi, oligi Põhja-Eesti. Et siis me nagu saime indu juurde, et meil on vaja sellist oma toiduvõrgustikku paremini määratleda. Ja meie otsustasime, et meie alustame sellest, et mis siis ikkagi Põhja-Eesti piirkonnale on eriomane toidu mõttes. Ja me täitsa tellisime endale uurijad ja üheskoos nendega siis uurisime seda Põhja-Eesti toidupiirkonda. Ja sealt oleme siis enda jaoks välja toonud need, millega me võiksime nagu eristuda teistest toidupiirkondadest. Kartuliga on tegelikult nii, et Eestis kõige enam on kasvatatud kartulit Saaremaal ja Põhja-Eestis, aga kuna me ka ei näinud, et Saaremaa väga kartulit oleks esile toonud ja kartuliga on tegelikult selles mõttes kurb lugu, et tema tarbimine on drastiliselt Eestis vähenenud ja mingil hetkel võib olla meil olukord, kus meil ei olegi väga head Eesti tõeliselt kvaliteetset kartulit saada. Väiketootjaid kartulikasvatuses jääb üha vähemaks ja inimesed kartulit kasutavad väga ühekülgselt, nii et siis me nagu otsustasime, et me selle kartuli tahame tuua rohkem esile. Teine on siis oder, et meil pae peal rukis väga ei kasvanud ja nisu, et just selles piirkonnas on otra kasvatatud kõige rohkem ja sealt jõudsime siis ka nende toitudeni nagu karask, et populariseerida karaskit, üldse odra kasutamist, orsoto, et pakutakse meie piirkonnas päris palju ja oleme orsoto töötube ja üldse odra kasutamist esile toonud, nii et see on siis teine. Kala loomulikult ja kuigi me oleme ju mere ääres ja rannikurahvas, siis tegelikult seal sisemaal olid ka jõed lõhe täis kunagi ajalooliselt. Täna neid paraku ei ole enam nii, aga loomulikult kala meie piirkonnas on ja see meie piirkonda ka iseloomustab. Ja siin ei ole pilti, siin on küll üks mõisa triiphoone, see on Palmse, kui ma ei eksi. Ma mõtlesin praegu. Aga mida siin ei ole, on viin. Et tegelikult me oleme päris palju tähelepanu pööranud ka viinale, sest meie uhked maamärgid selles toidupiirkonnas ehk mõisad on ju üles ehitatud piiritusele, et see on ajaliselt teada. Meie ei näe, et seda peaks kuidagi peitma. Meie piirkonnas on mõis, kus on siis moeviin ja tegelikult meie äge Sagadi restorani peakokk koostas meile ka materjali ja video, et viin ei ole sugugi ainult joomiseks, vaid viin on väga hea toiduaine, maitseaine, viinaga marineerides saab kala palju pehmema ja taigna sees kergitab palju paremini ja kastmes toob esile põnevad maitsed. Nii et tegelikult meie Põhja-Eesti toidupärimuses ja toidukultuuris viinast mööda ei saa. Ja need triiphooned tulid ka tänu nendele mõisadele välja, sest Eestis siis kasvuhooned said alguse just mõisade juures triiphoonetest, tuleb saksakeelsest sõnast Treibhaus. Ja tegelikult mõisades muidugi kasvatati alguses seal triiphoonetes ikka eksootilisi taimi ja see oli mõnus koht kohvi juua ja kooki süüa ja suvepikenduseks. Aga triiphoonetest on kujunenud meie jaoks praegu selline üks fookus, et me korraldame selliseid avatud triiphoonete päevi ja püüame siis populariseerida just kasvuhooneid ja aias oma toidu kasvatamist.
Nii et selline see meie toidupärimus siis ajalooliselt, mis siis välja tuli sealt. See dokument on meil kodulehel saadaval, kui keegi tunneb huvi. Aga me ise pidasime seda väga oluliseks, et me teeme endale selgeks, mis see toit meil siin olnud on. Ja siin te näete siis meie sellist Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist, mille me ka aastas siis 2014 ellu kutsusime. Ja tegemist ei ole kvaliteedimärgise, vaid eelkõige piirkonnamärgisega, et kohalik toit on ju väga paljus võimalus turundada piirkonda ja seda me oleme ka teinud. Ta põhineb usaldusel. Meil on küll olemas märgise kontseptsioon, tingimused, meil on hindamiskomisjon ja tegelikult iga ettevõte või asutus või ühing, kes soovib Põhja-Eesti kohaliku toidumärgist kanda, peab esitama elektrooniliselt siis taotluse, peab kinnitama, et ta on tutvunud meie tingimustega, seal sees ongi just see, et see on eelkõige kohalik, me defineerisime enda jaoks sõna kohalik toit meie jaoks siis 100 kilomeetri raadiuses ja see toiduaine, millele siis märgist soovitakse või menüü, et seal peab püüdma siis kasutada nii palju kui võimalik just seda kohalikku toorainet või ta on pärit siis sealt kohalikult metsast või aiast. Tänaseks me peame küll tõdema, et seda kohalikku on väga keeruline leida. Et meie kokkadega kohtumistel koorub see üha selgemini välja, et meil ei ole enam väikseid kohalikke ettevõtjaid väga palju, eriti mis puudutab põhitooraineid. Ja ma arvan, et see ei ole mitte Põhja-Eesti probleem, vaid see on kogu Eesti probleem, et kui rääkida kohaliku toidu teemadel, siis väga-väga valusalt hakkab üha enam tulema esile see, et meil lihtsalt ei ole enam kohalikku väiketoodet. Et see on üks suurem probleem, et te võite peegeldada, et kuidas valdadel õnnestub siis kooli ja lasteaia sööklatesse saada seda kohalikku toorainet, aga minu teada on see üha keerulisem. Nii et ja siis me kujundasime endale sellise toreda märgise ja tänaseks me oleme välja andnud siis 78 märgist, kellest vist, kui ma ei eksi, nüüd on 6, kes on tegevuse lõpetanud, aga kuna me ajalooliselt nagu anname järjest neid, et siis see märgise number on ikkagi selline, aga 70 ringis on siis tegutsevaid märgise kandjaid. Lõpetamise põhjus ongi see, et kas inimesed on tegevuse lõpetanud, kuna ta ei ole majanduslikult mõistlik, et koroona aja lõpus siin paraku meil paar märgise kandjat lõpetasid tegevuse või siis on inimesed suundunudki kuhugi mujale elama ja mis iganes põhjusel siis. Igal juhul mitte sellepärast, et meie märgist kannavad. Ja selles mõttes on tore, et me oleme aastaid seda tööd teinud ja üha enam ikkagi seda märgist soovitakse, et täna näiteks on meie piirkonna suurematel mõisarestoranidel kõigil märgised olemas, et nii Anija, Sagadi, Palmse, Vihula mõis, Jäneda, et väiksemad kohad ja meie märgis on ka siis tootjatel, et on need siis talud, kes midagi toodavad, mingi kasvatavad köögivilja või kitsi ja teine on siis käitlemine, et valmistatakse juustu või vorsti või mingisuguseid muid tooteid ja meil on päris palju meetootjaid kampas, meil on päris palju igasuguseid erinevaid ürte, erinevate jookide tootjaid ja siis toitlustajaid, ka turismitalusi ja ühesõnaga väga palju erinevaid ja minu meelest see meie toiduvõrgustiku võlu ja tugevus on kindlasti see, et seal võrgustikus ongi erinevad inimesed, on nii kokkasi, toitlustusasutuse esindajaid, on tootjaid, suuremaid ja väiksemaid, pigem väiksemaid ja on käitlejaid, aeg-ajalt me kaasame ka ajakirjanikke, erinevaid ametnikke, kogukondade esindajaid, meil on seal paar muuseumi esindajat näiteks, kes just propageerivad ja tutvustavad kohalikku toitu, nii et turismitegijaid, et väga erineva seltskond, kes üksteist täiendab.
siin mõned pildid ka meie võrgustikus olevatest inimestest ja siin te näete Sagadi peakokka Maren Ritsi, kes on raudvara ja täpselt selline kokk, milliseid meil Eestis restoranides, toitlustusasutustes ongi vaja, et ta väga väärtustab kohalikku toitu ja tema hakkas meie võrgustikus käimagi meie kohtumistel just selle tõttu, et saada tuttavaks tootjatega. Ja tootjad on ka nüüd avastanud, et Maren tõesti otsib ja võtab kasutusele restoranis nende toorainet, nii et ta sõidab või ise kohale, ta teeb tohutut tööd, et saada sinna restorani kohalikku toitu, nii et me oleme teda igale poole teistele restorani-kokkadele siis eeskujuks toonud. Rebasetalu pererahvast näete siin ja selliseid meeleolukaid pilte. Mida me siis koos teeme, et tegelikult me ühelt poolt siis võrgustikus aeg-ajalt saame kokku, ajame juttu, teiselt poolt me vahetame infot ja käime väljas erinevatel turgudel, teeme selliseid kontaktpäevi, kus siis kokad ja ettevõtjad omavahel saaksid paremini tuttavaks, tulevad uued tooted, tulevad uued märgisekandjad, jällegi vaja ju uuesti tutvustada, nii et me teeme selliseid ühiseid kokkusaamisi regulaarselt ja päris palju ja kuna ma seda võrgustikutööd olen nüüd väga pikalt teinud, siis ma julgen küll öelda, et see on raske ja see toob tulemusi ainult siis, kui seda järjepidevalt ja kogu aeg teha. Et sa ei ehita võrgustikku üles, et alguses paar korda käisime koos ja siis teed midagi natukene, et selle võrgustikuga peab suutma tegeleda järjepidevalt. Et see on selline tõsine väljakutse. Ja ma panin siia, et tootearendus ja teineteiselt õppimine, et me oleme alati aastatesse püüdnud mahutada ka erinevaid õppereise. Need õppereisid on vahepeal tekitanud küsimusi, et kas ikka õppereisid on olulised ja kas avaliku raha, liiderraha eest õppereisidel käimine ikka on mõistlik. Siis minu meelest, kui on sisu ja eesmärk, siis igal juhul on, sest mina olen näinud, kuidas meie toiduettevõtjad üksteist avastavad lausa bussis reisi ajal, kuidas lambalihatootja ja ürdi kasvataja bussis satuvad kõrvuti ja reisi lõpuks on neil uus toode kokku lepitud, kuidas siis ühe ürdid ja teise lammad siis kokku viia. Ja see oli üks väike näide, aga tõesti nendel reisidel see, kuidas väikeettevõtjad saavad korraks välja tulla ja õppida teineteiselt, üksteisega juttu rääkida, et väga-väga palju annab see toiduettevõtjatele ja võrgustikule ja tegelikult ka sünnivad koostöötegevused. Ma olen nagu näinud aastatega, arvestades, kui suur piirkond meil on, et nende kohtumiste kaudu on tekkinud tegelikult sõpruskonnad ja omavaheline suhtlemine ja need on hästi olulised, et üldse võrgustik ikkagi püsiks, et inimesed ise tahavad omavahel selles võrgustikus suhelda ja see on läbi aastate sündinud. Ja nüüd on huvitav vaadata, kuidas vanad tegijad, vanad tegijad selles mõttes, et kes aastast 2011 kampas on ja kes nüüd liituvad, et kuidas neid omavahel paremini tuttavaks teha, et õppereisidel ikkagi jõuliselt inimesi kokku viia, kes omavahel ei tunne, et ei tekiks kogu aeg ka sellist kinnissõpruskonda, et uusi juurde ei võta või uusi ei kuula, et aga ma küll praegu tajun, et iga kord, kui me kellegi uue leiame, kõik tahavad sellele uuele külla minna ja temalt uut teadmist saada, nii et see on nagu ka meil praegu päris hästi toimib. Ja maailma parim pitsa on kindlasti Habaja viinavabrikus, et noor pere Tallinnast kunsti taustaga läksid ja hakkasid Habajal, siis Tallinna lähedal suhteliselt kõigepealt veini valmistama ja siis tegid endale õue pitsaahju ja see on nii populaarne koht praegu ja väga hea pitsa tõesti. Et siit oli ka väike kohvik ja sellised erinevad tegemised. Aga nüüd natukene sellest, et mis me siis täna teeme, et meie eesmärgid, sihid.
no kohaliku toidu edendamine, see võrgustiku hoidmine, et seda me oleme nüüd oma liidertegevusgruppidega arutanud ja see on läinud meie kõikide strateegias sisse. Et me oleme nagu jõudnud selleni, et see ongi üks roll ja ülesanne meie piirkondades. Me oleme arutanud ettevõtjatega, et kas selline Põhja-Eesti toiduvõrgustik võiks toimetada eraldi kas tulundusühistuna või mittetulundusühinguna. Siis ikkagi me oleme jõudnud selleni, et loota, et mikroettevõtjad, kellel ongi üks-kaks inimest, kes tööl, seal ei ole kellelegi teisele delegeerida, et nende õlgadele panna, et nüüd tuleb piirkonda turundada, tuleb infot vahetada, et see ei ole realistlik, neil ei ole seda ressurssi, et seda tööd ise teha. Ja kui liider tegevusgruppi vaadata mitte ainult rahajagajana, vaid just eelkõige piirkonna arendajatena, siis toidu teema väga hästi sobib tegelikult arendusgruppide, liidertegevusgruppide juurde. Nii et selles me oleme täiesti selgelt kokku leppinud ja teiselt poolt, mis puudutab müügitegevust, et kui ettevõtjad tahavad ühist müüki korraldada, et see on pigem siis nende teema, et seda siis liidergrupid nii väga ei tee, kuigi ühised laadal ja messidel käimistel nad tuge vajavad ja seda me aitame teha. No meie piirkond on ka selles mõttes eriline, et meil on ju väga suur turg lähedal, et Eesti suurim turg Tallinn on ju meil külje all ja see on küll huvitav, et kui ma kunagi elasin Võrus ja Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku vedajatega juttu rääkinud, siis seal on see ühisturundus väga kõnetanud ettevõtjaid ja see on eelkõige kokku toonud, siis Põhja-Eestis see ei kõneta. Et Põhja-Eestis pigem oli just see infovahetus, kokkusaamine, tootearendus, kõik sellised teemad, et me peaksime ühiselt kaupa Tallinnasse viima, et see nagu absoluutselt ei kõneta, sest kõik tublid ettevõtjad, kellel toode olemas on, ise sinna Tallinnasse jõudnud. Praegu on küll meil hästi tugevalt esile kerkinud, et meil võiksid olla mingisugused kohalikud poeletid või müügikohad. Et Rakvere talupood on väga palju moodustatud just meie märgisekandjate poolt ja nüüd on tekkinud veel mõned talupoed ja oleme viinud oma reklaamletid erinevatesse mõisa ja infokeskustesse, et sellel määral me turundust teeme, aga jah, et me oleme oma asukoha mõttes natuke erinev võib-olla kui Lõuna-Eesti. Aga uued sihid, et kui ma alustasin sellest, et meil oli vaja välja selgitada, mis see meie toidupiirkonnale eriline on, siis nüüd me oleme jõudnud sinnani, et me ei saa jääda kinni ainult toidupärimusele ja traditsioonidele, vaid tegelikult meil on nii palju muutusi. Inimeste toitumisvajadused on muutunud seoses sellega, kuidas nad töötavad ja teiselt poolt siis see kliimateema, keskkonnateadlikkuse kasv, taimetoitude suurem vajadus, et me jõudsime selleni, et me peame tegelema tänapäevase piirkonna toidukultuuri edendamisega ja püüdma lõimida siis ühelt poolt oma pärimusest midagi, aga teiselt poolt seda kaasaegset ja tänast vajadusi. Ja selleks me käivitasime siis endal töötubade sarja, kus erinevate kokkade ja osalejatega koos me siis valmistame erinevaid toite ja arutleme siis nii tervise aspektist kui ka laiemalt toitumisest, et kuidas mida teha ja nende töötubade tulemusena valmib meil siis selline Põhja-Eesti tänane toidukultuuri kokkuvõte kirjalikult, et see peaks jaanipäevaks meil valmis saama ja sinna juurde tulevad ka videoklipid siis nendest töötubadest, et Ene Lill, kes on meil ka üks märgisekandja, aga ühtlasi siis ka sellise tervisliku ja üldse toidupärimust tundva inimese ja õppejõuna on meil sinna kampa saadud, nii et ma usun, et see tuleb väga huvitav materjal ja need töötoad on nii populaarsed, et kui me paneme üles kuulutuse näiteks rupskite teemal, teeme töötoa, siis mul läks 2 tundi ja osalejate arv oli täis ja eranditult kõik töötoad on kohe ja väga kiiresti täitunud, nii et töötoad, toidutöötoad kõnetavad inimesi, eriti kui seal on asjalikud eestvedajad, kui seal on sellised vestlused ja arutelud juures ja kindlasti praktiline toidu tegemine.
ja sellised toidutöötoad on ka väga head kohad, kuidas uusi mõtteid ja vestlusi algatada. Tegelikult isegi teadlased on oma teadusartiklites toonud, et kui sa tahad lõimida ja kaasa saada inimesi, kes täna on kõrvale jäänud, siis üks kõige lihtsamaid viise ongi ühised toidu valmistamised ja ühised söömaajad. Nii et meie oleme sellele nüüd tähelepanu pööranud ja seda kaudu siis inimeste mõtteid kogunud. Siis teine teema, mis meil praegu sihiks on ja fookuses on, et kuidas ikkagi Põhja-Eesti kohalik toit paremini tarbijateni viia ja me oleme arutanud siin, kuna me oleme turismipiirkond, siis need samad piknikud, et toidupakid, kinkepakid, et mis oleks põhineks siis lühikesel tarneahelal, et kuidas see ikkagi paremini käima saada. Ja siis me tegime häkatoni stiilis sellised disainiseminarid, kus siis ettevõtjad ise pakkusid välja neid lahendusi ja tänaseks piknike osas ongi juba testimisele jõudmas mais siis Põhja-Eesti sellised paknikud ehk piknikupakid ja kuidas siis nad nüüd mõtlevadki elektrooniline kaart ja kus sa siis neid piknikupakke nii-öelda paknikke siis saad ja kuidas see toit sinna saaks ja nii edasi. Nii et praegu on töös selline tegevus. Siis meil tuli Kunda poolt selline väga äge mõte, et võiks olla, nüüd nad tahtsid alguses kohe suurt kohaliku toidupoodi teha, siis said aru, et see ei olegi nii lihtne. Siis nad otsustasid, et teevad pop-up poe ja nüüd me olemegi kaubikuni jõudnud, et nad muretsesid siis kaubiku ja nüüd me siis võõpame selle Põhja-Eesti visuaalidega, kõik logodega üle ja nad hakkavad meie piirkonnas siis erinevatel sündmustel olema Põhja-Eesti toiduga kohal, nii et selline põnev tegevus on Põhja-Eesti, me naersime, et see on Põhja-Eesti toidusaatkond siis ratastel, et hakkab piirkonnas liikuma. Ja kingituste pakid on ka praegu arutelul, juttu on ka ühisest veebipoest, aga kas sealt välja tuleb midagi, et seda ma ei oska täna veel öelda, et seal on hästi palju küsimusi. Et kui julged ettevõtjad ise on, et siis, kui nad on julged, siis me saame neid toetada. Et liidertegevusgrupid päris ise nagu Põhja-Eesti kohalikku toitu müüma ei saa hakata, et sellega peavad ikka ettevõtjad ise tegelema, aga nende teemadega me siis täna tegeleme. Ja kolmas teema on siis ikka seesama võrgustiku hoidmine, et ta oleks nähtav, et me oleks igal pool olemas, kus vaja, et toiduettevõtjate kokkusaamised oleks olemas, nii et kogu see. Ja selle tegevuse all me tegelikult oleme ka tulnud kokku ja hakanud mõtlema, et kuhu me edasi tahame liikuda. Ja kui teie tõite praegu siin, et oli just see kooli ja lasteaia toit ja mahetoit, siis meil praegu ainult seal Rakvere kandis uuritakse ja õpitakse siis Setomaalt seda mahetoit lasteaedades ja koolides, et see on üks fookus, mida me tahame oma uue jätkuprojekti tegevusse kaasata, et rohkem pöörata tähelepanu kooli ja lasteaiatoitudele. Tegelikult, kui ma päris aus olen, siis 2013-2014 me korraldasime koolikokkadele sellist võistlust, konkurssi, tegime neile kokkusaamisi ja me peame tunnistama, et koolide ja lasteaia kokad on kõige enam jäänud kõrvale toiduteemadest. Et neid ei kutsuta, neil ei tehta väga koolitusi, kokkusaamisi ja see on asi, mida me tahaks ka nüüd parandada. Aga nad on olnud väga tänulikud, kui me oleme neid saanud kaasata, et vahepeal meil ikka mõned üritused olid neile ka suunatud ja nad hea meelega tulid ja nad hea meelega ammutavad seda uut teadmist, nii et sellel suunal me tahaks kindlasti tegeleda ja sinna juurde ka hooldekodud ja muud sellised avalikud köögid, et nende eestvedajad. Ja me jõudsime ka oma aruteludes, et seda teadlikkuse tõstmist kohalikust toidust nii omavalitsuse inimestele, et nad teaks, siis endiselt kokkadel on ikkagi väga raske leida neid kohalikke tootjaid ja tooraineid. Et see teema ja terviseedenduse seisukohalt kerkis meil üles ikkagi ka noored. Et noorte teadlikkuse tõstmine siis
toitumisest ja sellest, et mis väärt on see kohalik toit ja võimalikult kodulähedalt ja mida sa sellega saad siis teha ja ühesõnaga, et sellised teemad. Meil olid ka kogukonnaaiad, kooliaedade teema uuesti üleval, et mõnes kohas neid kooliaedu on, aga mitte väga palju. Osades kohtades tehakse nüüd kogukonnaaedu, et mõelda ka sellel teemal. Nii et ma loodan, et aastast 2025 me siis, ma ennem ei julge lihtsalt lubada, aga et hiljemalt sel ajal meil on ka rohkem tegevusi just omavalitsuse suunal nende teadlikkuse tõstmise mõttes ja siis avalike köökide toitlustajate kaasamine ja noored. Nii et sellised toredad tegemised. Meil on oma piirkonnas kujunenud 2 sellist suurt toidusündmust ka. Üks on siis Lahemaa restoranide nädal koos sõpradega. Me ei nimetanud seda Põhja-Eesti restoranide nädalaks, sest Lahemaa on lihtsalt nii tugev kaubamärk, mis meil piirkonnas on, et siis saavad vähemalt kõik aru enam-vähem, kus see asub ja koos sõpradega, sellepärast, et kui Pandivere restoran osaleb, siis Lahemaa alla teda päris liigitada ei saa ja see on oktoobris, need on eelmise aasta kuupäevad, aga oktoobri keskel siis on meil restoranid lahti ja jällegi mulle nii meeldib, et meil on siin nii ägedaid ja uhkeid restorane mõisadest, aga on ka kodurestorane, kes ongi kodus selleks päevaks või selleks nädalaks ennast avanud, nii et ja on ka päevased sellised mõnusad kõrtsud, nii et tegelikult on võimalik mitmes käia ja sa saad täiesti erineva elamuse ja mulje ja sa saad planeerida nii lõunat kui õhtusööki, romantilisemat kohta, kodust kohta ja siis ka sellist suurt peokohta, nii et jällegi hästi mitmekesiselt, et ei püüagi olla ühetaolised. Tegelikult peaks küsima, kas mõni koolisöökla ei tahaks avada ennast restorani nädalal üheks nädalavahetuseks näiteks. Ma peaks seda uurima või teha näiteks lastele restoran. Mul praegu rääkides tuli see idee, ma nüüd siis küsingi, et kas mõni koolisöökla ei tahaks osaleda ja olla laste jaoks nagu restoranina sellel nädalal. Ja teine siis suur üritus, millest ma ka natuke rääkisin, on avatud triiphoonete aedade päev. Sellel aastal on see 3. septembril. Eelmine aasta meil siis oli 17 kohta, nii-öelda aeda, triiphoonet, verandad, kes siis külalisi vastu võttis ja meil läks see ülihästi. Me oleme 2 korda seda korraldanud. Üle-eelmine aasta korraldasime suve kõige hullemal päeval, kõige rohkem sadas vihma ja kõige suurem tuul oli meie triiphoonete päeval kogu suve jooksul. Nii et, aga vaatamata sellele oli osalejaid, nii et me olime ikkagi õnnelikud ja rahul. Aga eelmine aasta meil isegi osad ehmatasid, et kas me tegime nii head turundust või see teema kõnetas. Igal juhul väga väikestes kohtades oli 500 inimest kohal. Päeva jooksul käis 500 inimest läbi, mida nad ei olnud arvestanud ega oodanud. Nii et nad said päris tugevat vatti. Me püüame siin hoida kvaliteeti, sest me nägime, et inimesed, kes meie triiphoonete aedade päevale tulid, olid tõesti asjahuvilised. Nad tahtsid aiast teada saada, nad tahtsid taimedest teada saada, nad tahtsid endale kaasa osta siis sügisande. Väga äge on vaadata, kuidas meil Põhja-Eestis toitu ja kunsti ühendatakse. Mitmes kohas oli aias, talus või väikses siis kodus kunstinäitused, maalimised ja siis kohalik toit aiasaaduste baasil. Et see oli väga huvitav, et meil sellised teemad sealt üles kerkisid. Ma tean, et Pandivere kandis ühes talus saab olema kõrvits fookuses ja siis ongi jällegi, et on võimalus külastada neid uhkeid mõisaaedu ja mõisatriiphooneid ja on võimalus minna taluaeda ja jalutada taluaias koos peremehe ja perenaisega. Nii et selle kvaliteedi hoidmine on meie peamine sõnum osalejatele, kes meil tahavad siis oma aiad avada, et tõesti keegi ei peaks pettuma, et oli ainult mingi kommertsüritus. Ja
turundusest veel, et me oleme palju pannud rõhku, et meil oleks ühtne visuaal, meil on olemas oma messimööbel, mida me oma märgisekandjatele tasuta kasutamiseks anname. Meil on omad kinkekotid, igasugused riiulid, embleemid, voldikud, trükised. Me oleme teinud ikkagi ka pabertrükiseid just kaardi näol. Sest nagu ma ütlesin, Põhja-Eesti on siiski arusaamatu paljudele ja siis, kui nad seda kaardi peal näevad ja ma kuulsin, et need karavanid, kes meie piirkonnas sõidavad, need armastavadki just ka paberil seda kaarti, et neil on muidugi need kepsid ja kõik digividinad olemas, aga lihtsalt sealt kaardilt nad näevad selle üldpildi ära ja siis juba täpsemalt navigeerivad nende digividinatega, et meil igal juhul trükised lähevad nagu soojad saiad, et mul ei ole küll midagi seisma jäänud. Ja siin te näete ühte riiulit ka, mis on siis Kolga mõisa galeriis, et sellised meil on 6 tükki praegu piirkonnas, loodame juurde veel. Ja need toimivadki sellise reklaamkohana, aga paljudel pidi seal ka isegi müük minema päris ilusasti. Ja meil on koduleht, mida me tõesti kaasajastame pidevalt, nii et kui kodulehele minna ja seal on üleval sündmused, siis sealt näeb kogu aeg, mis tegemised meil on parajasti käimas. Meil on seal kõik meie märgisekandjad olemas, et mis tooted, teenused pakkumisel. Meil on lahti kirjutatud seal Põhja-Eesti kohaliku toidulugu ja kõik märgisega seoses taotlemised, tingimused. Meil on erinevad trükised ja nüüd seal on ka osta ja telli ja see rubriik on meil väga kehv, et sellega me peame siis tegelema. Ja meil on ka oma Instagram, millega oleks vaja rohkem tegeleda ja oleme siis ka oma YouTube'i kanali, kus me oleme hakanud siis oma videoid koondama, aga siin on ka veel palju arenguruumi, et kogu see turunduse teema on selline, et turundus oleks hea, siis sul peab olema valmisolek sinna raha suunata, et see hea turundus nõuab ressursse ja meie oleme sinna panustanud, aga eks see vajadus ole suurem, aga nii ta on. Nii et ma nüüd siis kuristasin ette kõik selle, mis mul hetkel meelde tuli. Võib-olla nüüd küsimusi teilt või mõtteid või edasi teema arendust. Ja, minul on küsimus. Rääkisite, et olete noortele suunanud siin programme. Noortele me kavandame suunata. Ja. Aga mismoodi te teete neid? Kas see on, kutsute mingisuguse mõne programmi kaudu rääkima või kutsute mõne koka neile rääkima sellest toidust või mismoodi te seda planeerite? Tegelikult, kui ma nüüd ütlesin, et me kavandame, siis mul meenus, et aga me oleme ju teinud, me tegime isegi lasteaedades ja koolides kohaliku toidupäevi. Need on erinevad võimalused. See, mida meie teinud oleme, seal oli tõesti, et me eraldasime enda eelarves oligi koolide ja lasteaedade toidupäevad ja kuulutasimegi välja, et kui mõni kool või mõni ettevõtja, kes tahaks ise minna kuhugi kooli või lasteaeda lastele tutvustama seda kohalikku toitu, et tegi meile siis sellise tegevuskava, hinnapakkumise ja kui see meie tingimustele sobis, siis ta pani kokku päevakava, registreerimislehe tegi ja esitas arve ja käiski seal koolis ja lasteaias. Ja ta andis meile teada, saatis meile pildid, nii et siis me saime seda nagu ka teavitusena kasutada. Ja väga ägedaid asju tehti seal. Laste kaudu saab kohalikku toitu viia küll vanemateni, et saatsime neile ka meie visuaaliga need kotikesed. Ühes kohas nad valmistasidki purki mahla. Ja siis oligi ettevõtja, kes võttis ja käis paar lasteaeda läbi ja võttis tooraine kaasa ja koos tehti siis seda mahla. Ja midagi seal oli veel. Siis ühed tegid leiba, ühed õppisid vabariigi aastapäevaks igasuguseid suupisteid tegema kohalikust toorainest just. Ühes kohas lepiti kokku, et lapsed tulevad hoopiski tallu
see oli vist, tuldigi Hõbeda mõisa kitsekasvatuse juurde ja seal oldi siis ja vaadati, mis tooted on ja räägiti lastele kohalikust toidust. Me oleme seda selles mõttes hästi paindlikult teinud ja ma tean, et partnerid tegid päris palju lastele just töötubasi ja kutsusidki koka. Indrek Kivisalu, neil on kujunenud kuidagi välja, et Indrek Kivisalu on sealkandis hästi palju käinud ja tema siis on läbi viinud selliseid töötubasi ja nende enda kokad samamoodi, et siis koos lastega kokatud või siis koos koolikokad midagi õppinud. Nii et selliseid asju ja me oleme projekti selleks ette näinud rahad. Et need ei ole suured, aga isegi mõnesaja euro eest ikkagi kohaliku leiva töötoa teeb täiesti ära ja siis nad saavad jällegi natukene koju kaasa võtta ja anda neile siis, kodus nad räägivad vanematele ja sealt tuli see huvi ja teadlikkus jälle, nii et eks ta sellised erinevad. Aga mida me nüüd edaspidi teeme, et seda me peame nüüd põhjalikult läbi mõtlema, et kuidas siis noortele tõesti seda tervise teemat läbi toidu siis tutvustada, rääkida. Ma ise olen 100% veendunud, et noorteni parim viis on kindlasti ja mitte ainult noorte, üldse inimesteni parim viis ikkagi läbi praktika. Kui sa koos saad valmistada, koos midagi teha, koos vaadata, loengutesse mina väga palju ei usu. Eriti koolis, kus sul niikuinii neid loenguid on piisavalt. Et jah, ja needsamad, et kus kohtades neid kogukonnakööke on, meil nüüd avastasime, et paar kogukonnakööki nii-öelda, kes kohe nimetavad ennast kogukonnaköögiks on, et kasutada siis neid kogukonnakööke ja neid võimalusi, et inimesed saavadki tulla teise keskkonda, saavadki päriselt midagi valmistada ja siis selle valmistamise käigus juttu rääkida, aga pärast just selles ühises söömaajas, et siis on nagu palju lihtsam rääkida seda ka, et kus see tervis siis tuleb ja mis seal mõjutab ja mida süüa ja mida mitte nii palju süüa ja selleks me oleme ikka spetsialistid kaasanud, ja me oleme neid esinejaid hästi palju otsinud oma võrgustikust ikkagi, et meie sama enda tootjad, enda käitlejad või siis kokad, et nii palju kui võimalik tutvustada, kaasata oma võrgustiku inimesi ja siis aeg-ajalt neid väljapoolt siis mõningaid tipptegijaid kaasata. Indrek Kivisalu näiteks tõesti, et kui tema tegi Astmete töötuba, siis ma kuulsin, et isegi Tartu ühe restorani kokad tahtsid tulla, aga me ei võtnud neid, sest meil ei olnud kohti, meie enda inimesi oli nii palju. Aga siis me nagu üllatusimegi, et huvitav, kus nad üldse teada said, et jälgivad meie Facebooki lehte vist. Aga jah, et kõik selline praktiline. Ja just ma ise olen mõeld, et tippkokad on küll väga toredad, aga meie restorani kokad on ju ka tippkokad. Et Sagadi Maren, kui räägib ja õpetab, ta ei jää mitte millegiga alla. Nii et selles mõttes võib julgelt enda ressurssi vaadata. Et omal on kindlasti inimesi, kes ei jää tippkokkadel alla. Aga jah, et eks see raha nõuab ja meie piirkonna selline tugevus on olnud see, et liidertegevusgrupid on pidanud oluliseks juba aastaid ikkagi kohaliku toidu projektidesse, koostööprojektidesse raha suunata. Kui meil seda ei oleks, kui meil ei oleks seda, et nad ka palkavad projektijuhi, kuigi selle üle meil on ka seal, et kui palju ja et kui on koostööprojektid, et liidertegevusgruppidel on see kuidagi liidermäärusest nii keeruline. Aga jah, et päris vabatahtlikult ma aastast 2011 siiani ei oleks võrgustikku tõenäoliselt vedanud ja keegi ei vea, et võrgustiku hoidmiseks ikkagi peab leidma seda ressurssi, et kellegile on see natuke nagu töö ka. Ma siit juurest küsikski võib-olla, et kuidas teil, kui see on 5 erineva liidertegevusgrupi vahel, et kuidas te neid rolle jagate või kui nad on erinevate piirkondade omad, et kuidas see koostöö käib? Ma saan aru, et sina oled ainuke, kes siis selle toiduvõrgustikuga tegeleb või on siis see tiim tegelikult suurem?
noh, mina ideaalis tahtsingi, et oleks meeskond, sest mina olen meeskonna inimene ja mulle meeldib teha meeskonnana ja meil saigi kokku lepitud, et iga tegevusgrupp peab leidma siis 2 inimest, meil on projektides alati selline nõukogu, iga tegevusgrupis peab olema 2 inimest seal nõukogus ja siis me selle nõukoguga kohtume regulaarselt ja arutame siis teemasid läbi, nii et ei oleks kuidagi projektijuhi õlgadel need asjad kõik. Ja see meil tegelikult toimib. Et tegevusgrupid on leidnud enda juures, kas nad on siis ise tegevjuhid või on projektijuhid või kuidas keegi on korraldanud, aga või mõni tegevusgrupi juhatuse liige, keda see toiduteema inspireerib, on siis seal osaline, et see on iga tegevusgrupi enda otsustada. Ja noh, teine oli siis see, et iga tegevusgrupp ikkagi planeerib ka juhtimise töötasuks ja leiab selle projektijuhi, aga no sellega ei läinud väga hästi, sest projekti juhtimiseks jäävad ju väga napid vahendid, kui projekt näiteks ei ole väga suur ja on näiteks paar aastat. Kui meil on 40 000 projekt, 2-aastane, siis 10% või mis ta oli, 15%, 20%, palju see on see liideris? See on igal juhul väga väike summa lõpuks, kui sa selle igakuiselt ära jagad. Nii et projekti juhtimine praegu on läinud meil suurtes siis aruteludes nii, et iga tegevusgrupp oma projektis ikkagi kavandab selle väikse juhtimiskulu ja siis teeb projektijuhiga lepingu. Aga eks see ongi hästi tülikas ja keeruline, et liideris ei lubata siis sellist, et kõik annaksid siis selle, oleks nagu üks pott ja üks maksja. Et iga tegevusgrupp peab tegema lepingu projektijuhiga, mis on tegelikult suhteliselt keeruline ja tüütu ja jah, aga see on liidermäärusest tulenevalt. Aga üldiselt kõik need rollid me arutame läbi, et ükski koostööprojekt, mis me teinud oleme, ei ole sündinud nagu lihtsalt, et mina kirjutaks. Nagu ma ütlesin, me juba praegu mõtleme uut projekti, kavas on siis sügisel see kokku panna. Ja seda sisendit me oleme kogunud siis ettevõtjate kohtumistelt, mida nad soovivad, aga siis ka nendelt samalt nõukogudelt, et kui me oleme arutanud, mis probleemid on üles tulnud, mis teemadega tuleks tegeleda, kui me käime õppereisidel teistes toidupiirkondades, mis seal tehakse, kuulge, meil oleks ka vaja midagi sellist, et siis me niimoodi paneme need kokku ja lepime siis, et kes mis rolli kannab. Et arenduskoda on kandnud siiani seda juhtpartneri rolli, ja siis me lepimegi, et need ühistegevused, näiteks kriiphoonete päev, et siis kõik peavad panustama, aitama leida need, kes osalevad ja kuidas reklaamiga. Ja iga tegevuse osas õppe või need töötoad, mis ma rääkisin, et meil on, et iga tegevusgrupp vastutab siis nii mitme töötoa läbiviimise eest, paneb kokku kava ja projektijuht lihtsalt toetab ja aitab, sest muidu ei jaksaks ju. Nii et nii me jagamegi. Et sellele ikkagi eelneb arutelu, vahest tulisem, vahest mitte nii tuline arutelu. Ja eks ta on väljakutse 5 liidergrupiga koos teha, kui raha napib ja piirkond on suur, et ega ta alati nii lihtne ei ole ja siis motivatsiooni võtab maha vahest ka see, et järsku need ettevõtjad on liiga passiivsed, et ei ole kampas. Selle kohta ma muidugi julgen öelda, et ettevõtjad ei ole passiivsed, ettevõtjatega tuleb hästi palju rääkida, tuleb ise kohale minna, tuleb rääkida ja kui tegevusgrupis ei ole konkreetset inimest, siis see rääkimine jääb liiga napiks, et suhtlus meili teel ei ole piisav, et kaasata ettevõtjaid. Sa pead nendega ühendust võtma, sa pead väga selgelt ka rääkima ja pakkuma, et mida me siin võrgustikus teeme, aga minu kogemus on see, et kui ma satun kuhugi meie piirkonna laadale, näiteks olin Väike-Maarjas, oli suur laat, käisin iga selle laua juures, küsisin, kas teil on Põhja-Eesti märgis, kas te teate sellest, ma sain 5 uut märgise kandidaati ja üllatusega nad ei teadnudki. Ja siis mul oli kohe tegevusgrupi juhile, et kuule, mis see lugu on, et miks nad ei teadnud. Aga eks ma saan aru, nad ei jõua ka iga ühe juurde rääkima ja mõnele tuleb 3-4 korda rääkida. Ja see ongi, Vihula mõis restoranile me andsime märgise üle alles sügisel ja mul oli 3 aastat pidevat nendega vestlust ja ühenduse võtmist, kuni ma jõudsin selleni.
nii et mõne ettevõtjaga tulebki pikalt rääkida, aga nüüd on kampas. Ja see on nagu väga äge, et me ei pea, meie jaoks on hästi oluline, et kui me teeme just oma märgisekandjatele üritusi, et kõik meie olulised tegijad oleksid ikkagi kampas ja kedagi ei oleks väljas. Ja siis sa peadki. Aga jah, et on kitsaskohti, aga teisest küljest jälle tundub, et toimib, et eks ta nii ongi ükskõik mis projektidega. Kuidas see võrgustik kasvanud on? Selles mõttes, et kas see ongi, et siis nagu võid umbes pooleks, et see pool, mis te olete ise pidanud minema käima aktiivselt otsima või nad on ise tulnud, et kuidas see nagu kujunenud on, et kumba rohkem on neid ise tulijaid või neid, keda peab käima kuskilt kutsumas? Minu meelest see on nagu hooajati, et mingisugusel hetkel on hästi palju, kas see on siis tänu sellele, et kuskil on mingi teavitus rohkem, hästi palju aitas kaasa maitsete aasta, et me olime 2021, vabandust, olime siis Eesti maitsete aasta piirkond ja kui me selle tiitli saime ja siis seda kommunikatsiooni korraldasime, siis tuli meile päris palju uusi märgisekandjaid, et siis tahtsid kõik kampa tulla. Aga ega nad peale maitsete aastat ära läinud ei ole, et selles mõttes seda muret ei ole. Aga jah, nii et ma ei julge öelda, et pool on tänu sellele, et ma olen kuskil laatadel rääkinud, et pigem on ka see, et meil on nüüd ettevõtjad ise hakanud teisi tooma ja kui me nüüd tegime seda disainimeetodil või seda häkatoni laadseid seminare, siis seal meeskondades oli hästi palju neid, kes ei olnud märgisekandjad. Ja nemad hakkasid tooma meile märgisekandjaid. Ehk nad rääkisid omavahel ja said nagu rohkem teada, nii et aeg-ajalt tulebki korraldada sündmusi ja tegemisi neile, kellel ei ole märgiseid, kes ei ole võrgustikus. Ja kui sa nende sündmustel suudad nagu hästi seda tegevust korraldada, tutvustada, inspireerida, siis tulemuseks ongi see, et nad tahavad sinu võrgustikku tulla, sest sa ütled neile, et tegelikult meil on väga palju toredaid asju, aga te jääte kogu aeg infost ilma, sest teid ei ole siin võrgustikus ja ma ei saa teile meile saata. Et sealt tuli jah ka ja ma loodan, et sealt tuleb juurde. Kas teil otid on ka kambas? Meil on päris palju otte, aga nad on nagu selles mõttes, et need on inimesed, kes ise ka on ettevõtjad või tootjad. Et meil on seal Kuusalu ott ja Raasiku oti inimene ja siis oli Võsu ott, need läksid küll paraku seal mingisugune must kass kuskil jooksis. Rakveres on, aga jah, et nad ei ole nagu selle asi, et nüüd on ott, vaid pigem need otid on kaasas läbi inimeste, ütleme siis nii. Aga see on teema, mis meil on üles kerkinud, kuna me oleme vaadanud, meil siiski piirkonnas on päris mitmed otid, et järsku teeks mingi tegevuse just otidele ja kutsuks neid kokku ja arutaks. Ma isegi mõtlesin, et otid võiksid olla ka meie märgisekandjad meie piirkonnas, et täna nad ei ole. Et ükski ott ei ole meil taotlenud märgis, küll on Rakvere talupoel näiteks märgis. Et see on mul üleval. Aga jah, nii et nad on kaasatud täna läbi oma liikmete, oti liikmete. Kas vahepeal on teistel ka küsimusi või ma küsin üksi kõik küsimused ära? Soovib keegi vahepeal midagi küsida? Küsi, me toetame. Siis ma küsin veel seda ka, et kuidas te seda toidutraditsiooni uurisite, et oli alguses juttu, et uurisite seda Põhja-Eesti traditsiooni. Kas teil olid mingid ajaloolased uurisid või kes need uurijad olid? Haapsalust Aili Tervonen. Ma hakkasin vaatama märgise kasutusjuhend, logo kasutusjuhend, kas mul on see siin. Aili Tervonen Haapsalu kutsekoolist õppejõud toidu teemal, et temaga me tegime lepingu ja tema uuris siis läbi ajalooliste dokumentide, raamatute, inimeste vestluste ja pani meile kirjalikult kokku siis sellise kokkuvõtte ja siis me
kohtusime temaga, ta tutvustas ja arutasime siis läbi temaga, mida ta seal avastas ja koos temaga arutades siis selle avastuste põhjal kujunesid need, et me oder ja viin ja kala ja kartul, et need võiksid olla need, mis meid eristab, nii et nii ta sündiski. Ja see on meil kodulehel tegelikult leitav, ma võin ka eraldi meilile saata, et see leidmiseks peab natuke osavam vist olema. Nii et siis ma vaatan, kas palusin, et see vähe paremas kohas oleks, seal kuskil on trükised ja siis kõik ei taipa seda otsida sealt, aga ma võin saata. Täitsa tore lugemine oli. Vaatan järgi. Minul said küsimused otsa, aga võib-olla kellelgi on veel midagi küsida. Ma soovitan küll, ma ei tea, kuidas teil Tartus seal võrgustikus, et kui palju te olete oma piirkonna toidule mõeld, et mis on eriomast, et ta nagu annab seda identiteeditunnet või et mis meil siis on, et me üldse ei kahetse, et me seda tegime ja minu meelest see muutis meie võrgustiku tugevamaks, see arusaamine, et mis siin on olnud. Ja selles mõttes oli see ka põnev, et meil on ju ka selliseid tublisi vanemaid taluperenaisi, kes ju tegelikult ka mäletavad ja teavad, kuidas on toitu pakutud piirkonnas ja nemad tõid oma mõtteid sinna juurde ja täiendasid seda, mida siis teadlane avastas ja sellest tekkis selline ka mõnus vestlus, et nemad said oma tarkust siis ka selles ühises kokkusaamises jagada, et jah, nii et ma julgelt soovitan, kui te ei ole seda teinud. See on plaanis küll, aga mul ongi, et ma olen sattunud siin nüüd teadlaste otsa ja nad võib-olla lähevad liiga hoogu. Ja võta see vahepeal. Lähiajal. Jah, et noh, meie oma ka ju ei anna välja, ma ei tea, mis imeteadusuuringu tiitlit, aga meile piisas täiesti sellest. No see ongi lihtsalt teadlastega on raske see, et neile endale ei piisa. Nemad tahavad minna sinna süvitsi ja see raske on ka määrata, et kuhu maale nad võivad minna. Aga noh, loodame, et saame mingid piirid paika ja saab nagu hakata tegelema sellega. Ma ei oska öelda, kas mul kuskil, no kindlasti arenduskoja arhiivis on olemas, et kuidas me küsisime ju pakkumisi ja otsisime, see oli jah päris suur väljakutse, et mida sa sinna pakkumisse kirjutad ja et see nagu üle mõistuse kalliks ei läheks. Aga võib-olla sellel teemal ma küsin mingi aeg nõu lähiajal, kirjutan või helistan ja siis saaks võib-olla selle osaga siinpool ka edasi liikuda. Nii, kas on veel kellelgi mingeid küsimusi või mõtteid? Siis ma tänan, Eha. Väga tore oli teada saada teie tegemistest. Ma loodan, et me tuleme teile ka vast külla lähiaastatel. Vähemalt plaanis on. Ma loodan, et võtate meid vastu. Ja noh, triiphoonete päevale tasub ikka sammud seada, et 3. et ennem seda on teie lähedal ju seal see Peipsi augustis Peipsi toidutana. Ja, et siis käite seal ära ja siis tulete triiphoonete päevale kaema triiphooneid. Aga aitäh kutsumast. Ma loodan, et sellest oli, et tekkis mingid mõtteid. Tekkis. Minul küll tekkis. Ja. Aga suur aitäh teile ja kõigile soovin ilusat päeva. Aitäh. Aitäh.